Pean hakkama hoolikut tegema, siin nikerdama sissust välja. WorldSkills on Brasiilias Sao Paulos toimuv võistlus, mis oma mastaapidelt on võrreldav mis tahes sporditippude võistlusega. Ning selle melu keskel on omal erialal need 2 Tallinna Tööstushariduskeskuse noormeest, Roland Roman ja Johan. Praegu käib harjutamine võistlusteks. Kiirus kui trenn, kuidas teha läbi. Nad on mehhatroonikud. See on kutseala, mille olemasolust ja sisust teavad vähesed, aga ilma milleta ei saaks keegi hakkama. Kõik siin maailmas on tehtud robotite poolt või nende abil. Autodest telefonideni ja isegi toiduainete pakkimiseni. Just mehhatroonikud on need, kes tööstusrobotid kokku panevad, töökorda seavad ja kui midagi katki läheb, siis mehhatroonikud teevad need korda. Nõutud eriala. No ikka nõutakse neid, ütleme, et meil ju päris paljud ettevõtted, kuna tööjõukulud nagu tõusevad ja samas inimesi eriti ei ole ka enam, keda nagu tööd võtta. Et siis tuleb automatiseerimisel nagu rohkem panustada ja siis tekib vajadus inimeste järgi, kes osaksid neid liini näiteks kokku panna või siis hooldada, ütleme niimoodi. Ja enamasti mehhatroonikute üles ongi sükene. Ning selles muidugi võisteldakse. Maailmameistrivõistlustel tuleb üks robot kokku panna, leida korraldajate poolt meelega programmi kirjutatud vead ja siis muuta masin nii efektiivseks, kui vähegi võistlejad oskavad. See ettevalmistusprotsess on selline laiem kui võistlust ise, et kuna meil ei ole täpselt infot, mis tegelikult võistlusel tuleb, et siis eks ta ole selline laiem katsetamine ja üritada õppida kõike, mis vähegi võimalik. Juhendaja arvates peaksid nad rohkem harjutama, aga ei saa. No siis on vaja juba rohkem harjutada, aga vaja siis tegelikult õpilastel hakata võib-olla mingit palka maksma, näiteks nad saaksid pühendada sellele ja teiseks on vaja spetsiaalsed treenerid ka siis juba, et kes nagu ainult nendega ainult tegelevadki siis. Et kui võtta näiteks Korea või Jaapan või teised riigid, et need seal ikka päris palju panustavad selle peale ja mingi mitu aastat näiteks treenivad mõnikord, et esikümnesel see tulla. Noormehed peavad tööelu survest hoolimata oskama võistlusel kõike. Programmeerimine, ehk siis põhitõed on ikka samad. Loogiline mõtlemine peab olema ja kõik, mis siit koolist nagu mulle kaasa on tulnud, sellest on kindlasti abi selle töökoha peal praegu. Milliseid karjäärivõimalusi sa ise veel näed tulevikus pärast seda, kui sa ära lõpetad? See on päris lai. Nad tunnevad, et erialavalik oli väga õige. Ma ei leidnud, et oleks võimalik saavutada täisväärtuslikku haridust puhtalt teoreetilisel baasil, et selleks on vaja vaieldamatu praktikat ja lõpetades ikkagi 12. klassi koos kutseharidusega annab selle võimaluse, et sul on täna siin ja praegu amet. Mina leian, et see haridustee peaks olema põhikool, kutsekool ja ülikool, et nüüd on küsimus saada juurde teoreetilisi teadmisi ja kui need on ka olemas, siis on väljavaated on ju piiritud. Kuid esimeseks väljavaateks on hea koht meistrivõistlustel. Nii tuleb pähe õppida võimalikud ülesanded, aga ka võistluse reeglid. Ma programmeerisin laua taga ja siis tüdruk vaatas, oi huvitav tööriist võttis ära. Ma ei tohi talle öelda, et kuule minu tööriist. Selleks ma pean kohtunikku paluma kuskilt, tule siia. Ta vaatab mul välja näed otsa, mis viga. Näe, üks tüdruk läheb ka tangid. Said tagasi tangid? Sain. Lisaks mehhatroonikutele sõidavad Eestist WorldSkillsile ka tisler, plaati ja IT-spetsialist, veebidisainer, maastikuehitajad ning restoraniteenindaja.